Hei, kõik imelised, kes seal teisel pool on, kes vaatama tuleb. Niimoodi on vist paremini näha. Nüüd silmad jäävad peitu. Enam põgenemist teed pole, et nüüd on live nupp sisse vajutatud ja enam pole kuskile põgeneda. Mõtlesin. Iseenesest praegu selle laivi ajal ma olen jälle suht heas kohas, aga selline tund aega tagasi. Täna oli 2 korda sellist hetke juba, kus tuleb vist kohe tulla laivi, kui see mingisugune siuke meltdown peal tuleb. Mul on täpselt valgus taga, praegu päike on taga, ma kohe varsti keeran, siis on mind paremini näha. Aga hei, kõik, kes seal teisel pool on, kes vaatan, mis siin toimub, kas kommentaare ka on. Ehk siis see on, võib öelda, et esimene videoseerias filtreerimata lugu. Et ma Kasvame koos lehel olen tegelikult juba jaganud neid filtreerimata lugusid, mõned üksikud. Aga see on siis selline seeria, kus ma räägin nagu täiesti ausalt oma mingisugust elu tegemistest ja elu asjadest. Et kuidas mind muidu kuulda on, ma loodan, et mind on ilusti kuulda, mind on ilusti näha, kõik nagu toimib. Väike pabin on ka sees, ei tea, mis siit nagu tulemas on. Aga nagu ütlesin, et selles suhtes on juba natuke parem, kui ennem oli. Et hästi huvitav on see, et ma hakkasin pikalt keerutama, et hästi huvitav on see, et me kunagi ei tea, on ju, mis tegelikult inimesel elus toimub. Et kõik, kus ma jalutan Saue mõisa taga pargis. Mõisapark jääb natuke sinna paremale, ma lähen vahepeal täitsa aiast mööda, siis ma võin teile täitsa Saue mõisa näidata. Et mul on oma maja, kohe taga on siin metsarada, natuke ma näitan seda metsarada ka. Ja siis sinnapoole ma praegu liigun, varsti ma keeran ära natukene, et siis siit ma jalutan. Et me ei tea, mis inimeste elus nagu tegelikult toimub, eriti sotsiaalmeedias. Me näitame tavaliselt oma elu alati nagu paremast küljest, kui see tegelikult on, sest me soovime, et inimesed näeksid meie elu sellisena, nagu me tahame, et nad näeksid. Näitamata siis oma mingisuguseid nõrki külgi, haavatavaid punkte ja nii edasi, et mida meie vastu saaks nagu kasutada. Et minu see filtreerimata loo eesmärk ongi jagada inimestele siis seda nii-öelda telgitagust, et meil kõigil on oma kitsaskohad, millega me elus silmitsi seisame ja millest me väga ei taha nagu teistele rääkida. Eriti meesterahvastel on tegelikult nagu raske rääkida asjadest, kus nad ütlevad, et näed, ma olengi nüüd sellises punkti jõudnud, kus ma üksi enam ei saa hakkama. Et kas on ju, et me ei küsi nagu abi, kuigi me võiksime abi küsida, sest tihti on see mingisugused abikäed kuskil olemas. Ja täna ka siis natuke räägin, mis siis tegelikult toimus on, et ma teen siin on ju väljakutseid erinevaid ja tundub, et elus on kõik nagu ilge ja äge. Videotes ma olengi siuke positiivsust täis ja tulistan positiivsust kõikidele. Et see ongi see, mida ma tegelikult, kus ma ennast tunnen nagu täiesti poweris, kui ma saan jagada oma siis sellist energiat ja jõudu inimestele ja aidata inimesi siis edasi, et pushida inimesi leidma oma seda potentsiaali ja minna oma elus edasi. Aga minu selliseks kitsaskohaks on olnud siin viimased aastad raha teema. Ja nüüd ma olen jõudnud praeguseks hetkeks sellise punkti, et võib öelda, et mu rahaline seis pole kunagi nii perses olnud kui praegu. Et mul on siin niimoodi hooajati või niimoodi kuidagi hooti need käinud, et ma tegin alles krüptokursuse siin mingi veebruari lõpus käivitsin, et sealt sai jälle mingiks perioodiks ilusti nagu rahu. Aga mis selle asja nagu taga on, et mul ei ole nagu kedagi otseselt nagu süüdistada või midagi, sest ma olen ise selle kõik omale kokku keeranud. Et mul ei ole nagu kuskile põgeneda, tuleb võtta vastutus oma selle seisu eest, kus me oleme. Aga praegust on jah, punkt on nagu selline, et mul on pangakontol praegu viimased mingisugune 50 € vist, millest ma siis ühe osa panen
mul tuleb üks lasteteemaline kursus, laste motiveerimise teemaline kursus, ma panen sinna reklaami alla suurema osa sellest ja mul jääb, siis on mingid nii-öelda tööriistad, mille tasud tulevad kohe nüüd ja mul jääb mingi 10 euri vist järgi. Et ma olen praegu viimased nädal aega juba enam tatart söönud kogu aeg ja siis tuleb lastetoetus tuleb siin peale 20. kuupäeva ja siis üür tuleb veel maksta, aga kuskilt nagu sissetulekut praegusel hetkel tulemas ei ole. Ja tegelikult ongi see, et ma ei tahaks nagu sellest nagu rääkida, et nüüd haletseksite mind või midagi, vaid lihtsalt, et kuidas ma nagu sellesse olukorda sattunud olen. Kuna minu soov on nagu alati kuidagi aidata võimalikult palju ja enamasti nagu mitte sellest raha küsida, et inimesed ongi öelnud mulle hästi palju, et kuule, sa pakud nagu nii jõhkralt palju väärtust ja nii edasi. Aga ma näen ise ka, et palju seda on, seda väärtust ja nii edasi, aga see aitäh ja see mingisugune tänu, see ei too tegelikult ju seda nii-öelda leiba lauale. Ja kui ma näiteks mingid coachingud või kursused või webinare, mingid asju teen, siis ma tahaks anda nagu inimestele nagu jõhkralt palju väärtust selle raha eest, mis nad mulle annavad. Ja kus ma nagu omale praegu sellise augu kaevasin, oli selle sama krüptokursusega. Et ma hammustasin liiga suure tüki, et see summa, mis ma küsisin, kui ma vaatan nüüd palju seda tööd sisse on läinud, siis see summa on nagu ikkagi suht olematu. Et ma küsin 79 euri oli seal siis see hind, millel oli siis ka soodushinnad ja soodushind kampaania pluss siis veel sooduskoodi kampaania edasi. Aga ma olen praeguse hetkeks juba pannud sinna sisse peaaegu 250 tundi tööd. Eks videote tegemine, videote töödus, ma tahan nagu nii üksipulgi ja inimestele just, kes mitte midagi näiteks krüptost ei tea, kuidas platvormidel nagu käe kõrval lihtsalt viia, et näe, siin on see nupp, tee seda, mis see tähendab, et nagu hästi suure ampsu omale ampsanud. Ja sellega olengi nüüd nagu niimoodi ennast kinni tõmmanud. Et üks asi on siis see raha teema ja teine ongi see nagu täiesti mentaalne nii-öelda breakdown. Ma tunnen, kuidas ma vajun nende iseenda loodud kohustuste all täiesti kokku vahepeal. Et oligi, kui natukenegi mingi asi nagu on kuskil takistusega, siis mul on siuke tempo praegu peal nende asjadega, et eks siis see krüpto on ju videod, et inimestele seal videoid saaks, siis jälle teine on see, et kuidas jälle sissetulekut luua. Oli siis laste webinari panen kokku praegu ja siis seda sotsiaalmeediat on ju podcasti tahtsin tegema hakata, videoid tegema hakata, et ma olen nagu nii suure tükki omal hammustanud, et ongi nii, kui väike tagasilöök kuskilt tuleb, siis see tõmbab mind nagu nii maha, et kurat, ma ei jaksa lihtsalt rohkem. Et lihtsalt ei jaksa rohkem ja nagu ongi see, et tahaks nagu käega lüüa täiesti. Vaatan kummale poole, ma lähen jalutan siit edasi veel. Et tahaks nagu käega täitsa lüüa ja mis mind nagu praegusel hetkel aidanud ongi need samad väljakutsed tegelikult, see sama pühendumise väljakutse, et täna ka mingi tehnika natukene jukerdas kuskil ja siis mingisugune video, just mõtlesin, ma jõuan täna 3 videot teha sellele krüptokursusele, et järgmise nädala videod on mul siin lindistamata. Jõudsin vist 2 tükki ära 6 lindistada siin selle nädala jooksul ja täna siis mõtlesin, teen 3 tükki hommikul kohe ja siis esimesega kohe ilmnesid mingisugused väiksed tagasilöögid ja see tõmbas jälle nii alla ja siis oligi, et ma ei jõua lihtsalt valmis neid asju. Ja siis kurat, lööks kõigele käega. Ja siis tuleb meelde see väljakutse, et ma lubasin pühenduda 10 nädalat ja oma siis see tabel ja siis lihtsalt nagu robustselt tahtejõuga surud ennast sinna tegemisse, et istud korraks nagu maha, tuled sealt arvutist ära, istud korra maha, tood ennast nagu korraks keskele ja siis jälle tulistad edasi. Et siuke hästi üles-alla käimine on, et see koormus kuidagi endal on nagu tõmmanud nagu sellise hästi tugeva selle teema. Ja kõige nagu lollakam või naljakam asi on see, et mul on tegelikult olemas nagu 2 supertoodet, mida inimestele tegelikult pakkuda, aga millest ma lihtsalt ei ole rääkinud. Ma aeg-ajalt olen teinud mõne postituse, aga ma ei ole nagu inimestele nendest rääkinud. Et üks on see eluvaldkond analüüs, põhjalik analüüs, kus siis 2,5-tunnine kõne, kus me täiesti süviti võtame inimese kõik nagu eluvaldkonnad ette ja vaatame, mis seal toimub. Et see on üks asi, mis mul nagu juba siin eelmisest sügisest siis juba olemas on
mida ma ei ole lihtsalt müünud, et ise saboteerin oma nii-öelda edu. Kuidagi veider nagu inimestele, see on mingisugune müügiblokk on kuskil ikka sees, et veider nagu inimestele nagu pakkuda raha eest midagi, ma tahaks lihtsalt oma teadmisi nagu ära anda, aga sellega ei saa, kui ma annan nagu lihtsalt, inimesed võtavad seda, on ju, ja midagi sealt tegelikult tagasi ei tule, et see võib-olla mingi energia on, mingi tänuenergia, aga sellest nagu ei piisa ja tänapäeval üldse inimesed, kogu see teema nagu, mis mul on, mis see materjal nagu, mis minul ongi just kuidas nagu oma elus täielik selline muutus teha, et kuidas ennast programmeerida, kuidas panna nagu asjad, mis me oleme õppinud kuskil koolitustel, kursusel, kuidas need nagu reaalselt panna oma ellu. Aga tänapäeva inimestel on see probleem, ma võin nagu üldistada natukene, aga see on, mida ma näen nagu mustrit ja ma teen sellest järgmine teisipäev, 24. mail teen podcasti ka täiesti sellest, kus ma siin natuke pillun korralikult mingisuguseid asju, et inimesed tänapäeval tahavad kõike seda hästi kergelt. Et on vaja nagu hästi kergelt, nii kui ma tunnen natuke ebamugavast, ei, see ei ole minu jaoks, ma valin midagi sellist, kus ma ei pea nagu suruma, pressima, aga me ei saa oma elus muuta midagi, kui me ei välju mugavustsoonist. Et ainuke areng toimub ainult siis, kui me nagu lähme praegust hetkest nagu välja. Ja tänapäeval ongi see, et inimesed tahavad hästi kirgelt kõike saada. Esiteks tasuta kõike saada, on ju, nii kui sa millegi eest raha küsid, ma saan kuskilt mujalt, on ju. Ja siis ka, kui on natuke liiga raske asi, siis samamoodi jälle ei soovita. Kas siis väljakutse, mis ma nüüd tegin 8 nädalat, nagu tasuta väljakutse, täiesti kutsun inimesed, tulge, et ma teen hommikul teiega koos trenni, ma juhendan teid, räägin teile natukene mingitest asjadest. See üks postitus jõudis, vähemalt Facebook näitas, jõudis 800 midagi inimeseni, vahetan poolt, vahetan kätt ka, mul üks käsi väsib ära. 800 millegi inimeseni jõudis ja grupiga liitus 41 inimest äkki ja nendest vähem kui 10 on tegelikult aktiivsed, et ma ei saa nagu sinu eest sinu asju ära teha. Et see on see, et inimesed mõtlevad, et tahaks omale ilusat keha, tahaks head tervist, aga näe, kurat, trenni ei ole valmis tegema. Et ma annan sul nagu kõik kätte ja teen seda täiesti tasuta, ma ei küsi su käest nagu mitte midagi vastu, ainult tänu praegusel juhul. Ja ikka inimesed, ma ei tea, otsivad mingisugust maagilist tabletti, et võtan tableti sisse ja siis ongi keha, ideaalne keha ja nii edasi. Et see nagu ajab mind natuke tigedaks, eks ma seal podcastis natuke rohkem lappan sellel teemal. Mis veel? Ma tahtsin midagi äkki veel rääkida. Et põhimõtteliselt jah, ma nüüd peale seda nii vähe aktiivsed just on ju, Raul, et sa oled ka seal grupis ja et ongi 40 inimest, et kõik nagu suure urraaga davai, ajame ennast vormi ja tegelikult inimesed ei taha, tänapäeval ei taheta nagu teha midagi, et kõik tuleb nagu hästi lihtsalt, et lihtsalt näpu nipsutus ja siis ongi asi olemas. Et see nagu on üks asi, mis mind nagu ennast nagu häirib ja need, mis mina siis pakun, ütleme tooted konkreetselt, mis ma ütleme, ma olen teinud mingi webinare või asju, et siis inimesed jah, ei võta neid, sest et nad teavad, et nad peavad tegutsema. Sa pead nagu päriselt mingit samme tegema igapäevaselt või mingi asja pead omal muutma oma igapäeva rutiinis. Ja inimesed ei ole valmis seda tegema. Natuke siis pillun siin kaikaid palle siis teiste hoovi. Et kui sul tunned ennast puudutatuna, siis mõnes mõttes on hea, et iga puudutus, mis sulle pihta läheb, on ju, siis käivitab sinu sees midagi ja see näitab ainult, et on võimalus edasi minna. Aga peale seda laivi lähen oma viimase rahaga poodi, ostan oma viimase söögi ja siis vaatan, mis elu sellest saab. Et selline põnev, et kui see laste webinariga ma alustan juuni alguses, mitte webinariga, vaid täitsa kursuse teen 2-nädalase, siin lühikursus, 2,5-nädalane tegelikult, 8 videot tuleb kokku sellel teemal, et kui see käima ei lähe, siis tuleb midagi muud jälle vaadata. Ja üks asi veel, mis nagu mind nagu kas ärritab või mõjub kuidagi hästi, tõmbab mind alla, on see, et
sest ma teen nagu, ütleme, see sisemaailmaga nagu nii palju tööd, mul on niisugune hästi spetsiifiline rutiin. Siin on jälle see, et mängin natuke nagu kas ohvri rolli või see, et vaata mind, ma teen ju nii palju ära, teen nii palju asja ära, et aga miks midagi ei juhtu. Et on need igasugused visualiseerimised, eneseprogrammeerimised. Ma praegu loen raamatut, lõpetasin täna just 3. ringi sellele. Probleem pole rahas, vaid sinus. Ja seal on sellised hästi huvitavad nagu laused ja küsimused sees, et küsida ükskõik, mis sul juhtub, küsi, et kuidas saaks veel paremaks minna. Läheb kehvasti, küsid jälle, kuidas saaks veel paremaks minna. Läheb hästi, küsid, kuidas saaks veel paremaks minna. Ja seal on igast muid nagu sellised mantraid ka, et kogu elu tuleb minuni kerguse, rõõmu ja hiilgusega ja siis on see, et mida pean ma tajuma, teadma, olema ja nii edasi. Ja neid asju nagu kasutan ja raamatus ütleb ka, et kui sa kasutad neid, on ju, siis hakkavad elus muutuma. Ja ma olen nagu päris pikalt juba teinud ja lisaks nendele nagu ma olen siin, ma ei tea, juba mitu aastat neid visualiseerimisi ja eneseprogrammeerimisi ja kogu aeg nagu teadlikult jälginud oma mõtteid, et millest ma mõtlen, mida ma tahan nagu mõelda. Ja siis nagu ei tundu kuskil ei tundu nagu viima mind kuskile ja siis kõrval inimene ühel päeval otsustas esitada seda küsimust, et mis saaks veel paremaks minna töö juures. Ma mäletan, mis teema seal oli. Ja siis esitas ühe korra selle küsimuse, siis sai mingi uudise, kus palka tõsteti, siis kuidas saaks veel paremaks minna, siis oli järgmine hea uudis, siis kuidas veel saaks paremini, üks oli midagi veel ja õhtul, kui koju tuli, siis oli veel järgmiseks päevaks ka nagu mingisugune väga hea uudis tuli, nagu, kuidas saaks veel paremaks minna, et korra kasutab ja kõik nagu jumala hästi toimib ja siis ma vaatan nagu kõrvalt nagu, kus on see minu teema. Ja siis tegelikult eile, see oli üleeile, kui ma hommikul ärkasin, õhtul tegelikult magama minnes oli see, et mul õhtul on ka, kui ma magama lähen, siis ma mõtlen oma päeva üle järgi, vaatan, mille eest ma tänulik olen, millele on mul nagu enda suhtes andestada, et mis ma nagu päevas tegin. Ja siis programmeerin natuke oma hommikut, et kuidas ma hommikul ärkan, kuidas ma ennast tunnen, kuidas ma nagu päeval vastu lähen. Ja siis mul oli selline nagu huvitav mõte, et mis selle nagu point kõik on, nagu pressin, on ju, et mul tuleb ka Abraham Hicksi mingisugused videod meelde, et sul, kui sa juba mõtled millestki, mingi iha sul tekib, siis su tellimus on nagu universumist teele läinud. Sinu üles on lihtsalt nautida ja vastu võtta. Ja see ongi, ma mõtlen, et äkki ma ei peagi enam pressima mitte midagi. Äkki ma ei peagi mitte midagi nagu looma enam. Lihtsalt võta vastu kõik, mis on. Lihtsalt võta nagu vastu. Et see vastu võtmine on nagu hästi-hästi oluline. Mingi krooks tuli ka. Midagi toimub sees. Tšau, Stella. Ja ma siin teistele ei öelnudki tšau, kes siin vaatasid. Nii isekas. Et see vastuvõtmise teema. Ja täna oli ka mingi hetk, nagu ma ütlesin, aga samas ma tunnen jälle, kui ma lasen lihtsalt sellise rutiini pealt, siis ma ei saa nagu ennast, siis ma kukuks nagu päris kiiresti selle sama pinge all, ma kukuks kokku lihtsalt. Et see pinge, mis praegu on, kui ma teadlikult ei tõsta enda nagu vibratsioon üles, ei programmeeri ennast nagu hästi tegema ja nautima seda kõike, siis ma kukuks nagu päris kolinal kokku, kui lihtsalt see, et vaata, mis saab, on ju, teen tundega või vaatan, kuidas on, siis ma tean, et see kõik kukub kokku. Ma olen juba seda tundega tegemist proovinud, eriti kui ma praegu on selline periood, kus ma peangi nagu, ei saa öelda, on ju pean, sest pean on selline ohvri sõnavara, ohvrirolli sõnavara, et ma valin, on ju, aga praegusel hetkel ongi, kui ma ei vali nagu seda sissetulekut kuskilt, mis iganes viisil oma luua, siis ma ei tea, mis siin 2 nädala pärast saab. Et sellepärast mul on see pinge nagu taga ja kui ma tunnen, et kui ma lihtsalt tundega teeksin, siis ei saagi nagu asja tehtud. Et need asjad, mis mul on kogunenud, ma ütlen, ise olen ammustanud selle suure ampsu. Et ise olen ennast sellesse nii-öelda sitta sisse siis uputanud. Nüüd siis söön seda ja vaatan, kuidas ma siit sellest kõigest välja tulen. Eks ma hoian teid kursis, mis saab, kuidas läheb. Aitäh, Tõnu, ja tšau sulle ka, et vaatab, kuidas siin saab. Et Tõnu on üks nendest tegelikult, et Tõnu, sulle suur aitäh, et sa tegelikult valisid selle nagu programmi, mida me sinuga teeme ja ma
ma olen nagu sinuga vahepeal natukene suhelnud ka sel teemal, ma ei tea, kas sulle üldse sobib, kui ma sellest jagan siin. Et olen ka, kas sa oled nagu täheldanud, kui palju ma tegelikult meie kõnedes nagu üritan väärtust anda, et võimalikult palju saaksid kasu sellest kõigest, mis me nagu koos teeme. Et mul on see soov ja see on nagu üheks selliseks kitsaskohaks. Ma tahaks lihtsalt nagu nii palju anda, et tahaks anda rohkem, kui ma nagu vastu võtan rahaliselt. Et William Wallace oma raamatus kirjutas, et kui sina annad väärtust rohkem, kui selle, ütleme, mingisuguse toote rahaline mingi hind on, siis see raha tuleb nagu sinu juurde hästi kergelt. Siis ongi see, et kui ma midagi, ütleme, mingit toodet müün või teen kellelegi koos mingit kas coachingut või siis webinari asjad, see ongi see, et ma tahan nagu nii palju kui võimalik anda ja siis sellega ma tõmbangi omale mingil päeval ise mütsi pähe, et ma liiga palju kohustusi, nagu see krüptokursuski oli, et lihtsalt tahtsin hästi palju korraga anda ja siis ammustasin liiga suure tüki. Et siis sellisel kujul. Vot selline jagamine täna, selline huvitav teema. Aitäh teile kõigile, kes te siin kuulasite, vaatasite. Ja ma viskan ikkagist universumisse. Ma arvan, et ei tulnudki nii hull, ma arvan, et läheb siin hullemaks. Aitäh Tõnu sulle, et ma arvan, et läheb siin hullemaks, aga ma mõtlesin juba see energia on nagu parem. Järgmine kord ma lindistan lihtsalt, kui mul see mingisugune meltdown paresti tuleb, siis ma lindistan selle ülesse ja saan pärast jagada, et see hetk, kui ma nagu seal madalseisus olen, siis seal on ikka hoopis teised emotsioonid, et praegu on nagu natuke teise koha pealt. Et ma suudan ennast päris kiiresti raja peal tagasi saada, et ongi, ma istun korraks maha, ma tulen nagu hetke ja kui me hetke tuleme, siis me saame aru, et tegelikult elus ei olegi mitte midagi viga. Et küll kõik nagu laabub ja kõik läheb lõpuks ikka hästi, et ükskõik kui suurde sita sisse me kukume, siis lõpuks me tuleme sealt nagu välja, et me ei tohi lasta oma lihtsalt nendel mõtetel kedrata. Ja miks ma seda videot nagu ka tahtsin teha, et ongi, mul on see nädal siin päris mitmel päeval olnud see, kus ma kukun nagu alla ja tahaks seal lihtsalt nagu läbi kedrata oma peast, et mitte nagu ainult oma mõtetes, vaid ongi just läbi jagamise, et kui see saab nagu siit välja, siis ta on lihtsalt välja antud ja siis ta läheb nagu universumisse ja lahustub ära, et siis saab uue energia pealt nagu looma hakata. Et sellepärast ma tahtsin ka seda kõike nagu ära rääkida, et saaks selle seest kõik nagu välja. Et see oli ka selle video või selle laivi üks siis mõtetest, miks ma seda nagu teha tahtsin. Mulle oled ikka sifu ja palju kasulikku andnud. Aitäh sulle, Raul. Tahtsin teada, et kui oled kaelane sitas, ei tohi pead norgu lasta. Tubli oled. Elu ongi alati ilus, inimene kipub virisema. Ja nii on. Et jah, mind nagu ongi just see hetke tulem, et kui ma lähen nagu lappama täiega, et kaob igasugune motivatsioon ära. Nagu ma ütlesin, see väljakutse, nagu need väljakutsed on minu jaoks nagu ülim relv. Et kui mul on vaja ikkagist midagi nagu soovin ära teha, siis need on mind aidanud jõhkralt. Kui seda väljakutset ei olnud, ma ei kujuta ette, mismoodi ma praegu oleksin. Et ma oleks veel suuremas sitas. Et on küll raske nagu selles suhtes ka, ütleme, kas siis, ma ei oska öelda nagu hingel või sellel kõrgemal mina, mis iganes, et ma pressin nagu läbi mingisuguse lihtsalt tahtejõuga neid asju, aga ma saan need asjad tehtud. Ja pärast on jälle hea olla, hea meel, et ma tegin need ära, aga mingi hetk on ikka jah, kus tuleb see just mingi tagasilöök, siis see tõmbab nagu nii alla ja siis mõtled, no kurat, ma lihtsalt ei jaksa enam. Et mida siis veel, kuidas ma saan siit edasi, kuidas ma saan siit sitast välja. No nii nagu ikka, ego hakkab peksma segast. Ja siis lõpuks ma võtan nagu kätte ja lähen, davai, aitab küll, ma lähen istun. Ja siis istud 2-3 minutit ainult ja piisab. Tuled lihtsalt hetke ja siis tuleb see motivatsioon tagasi ja põmm ja lähed ja tulistad uuesti edasi. Et täna oli küll nagu oli see, et ma tahtsin kõigele käega lööda ja Kuklas oli see, et ma lubasin pühenduda ja mul on nagu see rekord nii-öelda jada on praegu, täna vist on 18. päev vist, sest selle väljakutse praegune rekord on 19 puhast päeva järjest. Ja ma teadsin, no kurat, kui ma nüüd katki lasen, siis ma pärast jälle, mul on selline, ma pean hakkama nullist peale ja see nagu mõnusalt paneb, et raisk vahet ei ole, mis toimub, ma lihtsalt teen selle ära. Selles suhtes need väljakutsed on mind nagu hästi palju aidanud. Aga selge, ma ei hakka siin pikalt teie aega rohkem kinni hoidma, et aitäh teile selle kaasa siis nii-öelda olemise eest ja et te kuulasite, vaatasite ja kommenteerisite, kes siin kommenteerisid. Ja siis
ei olegi midagi ja kui sa tunned, et mul on nagu kõige rohkem just ütleme, see üleküllus on just see sotsiaalmeedia ja üldse turundamine ja müük on see, mis mul on kuidagi, ma ei tea sellest mitte midagi ja siis ongi, ei oska nagu kuskilt pihta hakata, kuskilt midagi teha, et kui sina ise oled selle asjaga kursis või sul on tuttavaid ja tahad kätt alla panna, sest seda infot vähemalt ma tunnen ise. Ma ei tea, muidugi peate nagu ütlema, et kas see info, mida ma teile jagan, see väärtus, mis ma olen nagu siin läbi aja pakkunud, et kas on üldse väärt midagi. Aga peab olema, sest et jälgijaid on, inimesi kaasa elamas on, et kuidas seda nagu veel rohkemate inimesteni viia, et selle koha pealt oleks hea, kui keegi viskan õhku selle universumi selle, et tuleb inimene, kes otsibki sellist võimalust, kus oma potentsiaali näiteks turundamise koha pealt siis rakendada ja aidata siis rohkemate inimesteni kogu selle materjaliga jõuda. Et selline väike taotlus ka õhku. Aga suured tänud teile kõigile. Vabasta emotsioone, siis saab kergen edasi minna. Nii on. Et mul on siin olnud terve see aasta on siuke päris huvitav aasta olnud. Et siin on väga huvitavaid asju pinnale tulnud ja siuksed ägedad elamused. Kogu see teekond on tegelikult nagu põnev, sest kui saaks nüüd sellest väiksest kitsaskohast ka siit nüüd üle, siis ainult üles mäge ja üles mäge. Aga selge, lubasin juba mitu korda lõpetada. Aitäh teile südamest, et olete, kaaselate, toetate ja kõik jälgijad, kes mul siin Ebilim kanalil on ja minu tegemisi üldse nagu jälgite ja kaasa toimetate. Et suur aitäh teile. Ja näeme juba siis järgmistes videotes, kui mitte varem, siis seal järgmises podcastis, mis on 24. mail, spirituaalsuse varjukülg, see saab väga äge podcast olema. Et tulge kindlasti kuulama, saab palju väärtust loobitud sealt ja täiesti tasuta. Olge mõnusad ja piir ületades erakordse eluni. Tšau, tšau!